uus hommik. Söök on enam-vähem sama. Kurb on, et täna on viimane päev siin basseinis käia. Jõudsime siis Ecocentro Donausse. Siin on siuke jama, et kõik muud reeglid sobivad, aga meil on siuksed jalanõud, mida siin ei aksepteerita väga. No ma ei tea, vaatame, kas lastakse sisse. Saime küll rajale, ei olnud said sandaalide vastu kellelgi midagi. Sinised krokodillid ja kollased maod ja pildid on väga palju tõotavad. Ja ütles midagi, et kui te teete selle 800 meetrise ringi ära, ei näe kedagi, siis nad aitavad. Kuidagi piletihind oli kallim kui lubatud, siin vist maksime parklatasu ka $20, kuigi me tulime Uberi autoga siia. Liplika farm. Oho. Maas kohe. Päris kooli. Ei uskod mind hommikul, et sa näed. Tahaks videosse ka panna, et nii kiiresti liigub, et jumal, kui kiiresti ma ei jõua jälgidagi teda. Ja läinud ta on. Jah, noh, aga ei usknud mind. Need on siin liplikad on vist, jah? Mitte ei ole mingid kujukesed. Päris liplikad. Näitab seda. Ja kas see on siis palsapuu? Väljast ta nii pehme küll ei tundu või kerge. Imelik. Puu otsa.
Pidid elama siit kas 10 kilomeetri kaugusel või? Silva. Siin need kukuvad välja. Keegi sööb need koeraga. Laseme siit ühe linnu välja siis. Läheb lolliks. Tule hoia ust siis või? Ma olen hirmutanud ta välja. Mis ta nimi on? Basilisko, Green basilisk. Green basilisk. Õige, see on natuke teistmoodi see basilisk. Basilisk on nagu selja peal mingisugune lehvik. Väga roheline, jah. On ilus koht, kus algav vihm üle elada. Ja hakkabki vihm pihta. Pärast vihma äkki näeme konnasid ja muid loodusega. Jälle see sisalik. No, lõpuks nägime ka konna ära. Võtta, kust leiad niisugust. This is an adult. Yeah, baby, super tiny. We call them blue jeans. Green eyes with the red eyes. Red eyes. See, sometimes they find them and they are not in a good location, so they cut the leaf and they place it somewhere in a better location. They are moving, yeah. They're moving. Yes. This is maybe 3 or 4 days a week normally, and then. Roheline konn ka. Ta ise ei puuduta. Ongi ja täpselt selline, nagu ta on. Sa kujutad ette. Ma mõtlesin, ma ei näegi sellist looma. This is female. Female. Male, same color but smaller. Completely. This little brown thing here. Yeah. Maybe. Yes. Nagu issi. Nägid või? No tule vaata siin. Hah? Tule vaata siin, yes. Oh, sai. Ah, great. Ja, yes. Very good. Yeah, this is 2 finger. 2 finger, jah? Yes, the one sleeping 3 finger. Only 2 species in Central America. 2 and 3. See on seal hästi kõrgel või? Ja nii ei saagi aru. Kus ta näeb? Liigub või? Jaa. Ja ta liigub seal üleval, jah. Ahah, ma näen teda. Hästi uimaselt. Ahah. We will never noticed him.
Kus sa oma koeraga tuled siis? Koer, nagu alati on koer meil järgi. Traktor upub rohtu ära, nii kõrge rohi. Nüüd on vaba pidamine täna. Jah, just. Tikud kõik ümber ja... Pole aedagi ees, meil pannakse mingisse sarasse ja siis on vabakanad. Jälle vabakanad. Kohvi ja šokolaadituur on ka siin üks paljudest tuuridest, mida pakutakse tunniajaline. Juhuslikult sattusime selle maja juurde, kus seda korraldatakse. Oleme jälle hotellis tagasi. Siin on ikka bassein veel avatud. Nii, jälle tagasi, koristajad tegi jälle pulli. Jälle mulle. Nii, võtsin mingi burgeri. Minu isa kohalikus keeles. Kõige kallima burgeri, mis oli. Proovime, kuidas maitseb. Fred ühines ka sööminguga, et sul on jalapeno burger, kuidas tundub? Väga hea. Mina olen väga rahul. Võiks öelda isegi maitsev. 5-6 euro eest saab siukse lammaga burgeri, jah? Noh, Fred jäi nüüd õue magama oma kinnisõlle purgiga, mis ma palus tuua mulle. Tuppa tulla. Noh, mõnule siit ära. Lähme nüüd tuppa. Mis? Mis? Tule tuppa. Uus hommik, täna hakkame ära sõitma siit linnast siis teise linna, mille nimeks on Santa Elena. Santa Elena. Ja sihtkoht on Monteverde. Toit on jälle natuke teissugune ja kes seal sööb? Omletti. Kus kohal? Seal. No. Kärbsed söövad. Need aparaadid siin hoovi peal on tegelikult veejahutusmahutid või? Hotelli tuleb vesi kuumavee allikast ja külmavee saamiseks tuleb see maha jahutada.
päris väike, et kohti ka jätkuks. Põllumeesaarik Põldu. Bussiga sõita, kui hotelli uksest hotelli ukseni viiakse. Kutsub või? Hello, English please. How about check-in to Hotel Galatea? Yes, Fred Brooks name. Outside, outside. Okay, muchas gracias. Nii, ja saime kohe paar tundi varem sisse hotelli, kus esimene, kus ei ole konditsioneeri. Rõtu on ilus ja pisikene. Ilus, Külmkapp on. Ja, aga kuidas safe toimib? Ei tea. Tõsiselt kena. This is Vulcan in clouds. In clouds. Vikerkaare org siin Monteverdes. Aga vikerkaartena ei ole. Redil pole siukest võtit olnudki. Siukse ukse lahti teen niimoodi. Siuke äratuskell meil hommikuti siis. Hommikusöök toodi lauda ja uues hotellis. Pannkoogid munaga. Omlett, ei, see on sinule. Minul oli omlett. Ei, see on minule. See on sinule. Aga ma võin sulle siit kanda, see on nii palju. Sul on natuke vähem. Tagasihoidlikult. Ei, ma võin sulle anda siit. Okei. Selline äratus kell hakkab meil 8:30 paiku helisema. Nii, siin Monteverdes on täna vihmane päev, ei tea kuhu, kas me lähme üldse kuskile.
Äkki jääb ikka ülema osa. Tahaks Monteverde vihma metsa kaitsealal ära käia. Võtsime takso siis vihmametsa looduspargi jaoks ja 5 kilomeetrit sõitu maksab küll $2 kilomeeter, aga no tee on siin ka päris jube kohati. Takso oli ikka eesotsus. Ja jala läksid karmand. Oleks nii väsinud olnud üles õppida. Nii, ja olemegi siin nüüd vihmametsas siis, pilvemetsas. Siit läheb mitu rada eri suuntades. Meie täna oli jube vihmane hommik, et muidu pidi kella 10 piletid läbi müüdud olema siin hooajal, aga täna olid piletid saadaval. See platvorm on kõik tehtud taaskasutatud plastmassist ja tugev materjal ei mädane, ei kõdune. Liaanid vist on puu ära tapnud ja nüüd ise asemele kasvanud üheks suureks puuks. Hello. Paistab, et siin on ka teisi matkajaid väga viisakad, teretavad ilusti. Ja kust nad küll on välja tulnud siia.
nagu oleks maakera lõpus, et puud ja siis on tühjus. müstiline. Kuulda koolibri tiivalööke. Lind on nii kiire, et ma ei jõua teda kaamerasse võtta. Oleme jõudnud Laventianasse. See koht näeb välja siukene. Laventurasse. Vihmad, mis sajavad sinnapoole, kust ma tulin, lähevad Vaiksesse ookeani. Aga vihmaveed, mis sajavad siinpool seda mäge, lähevad Atlandi ookeani. Nii lihtne see ongi. Jah, tea, kus see Kalle läheb. See park, ma mõtlen. Kõik on udusse mattunud. Päris hea. Ilus plastiksild. Sild on ajutiselt suletud, kui sa vaatad, ta on sealt viltu vajunud. Ta on viltu vajunud, hakkab kokku kukkuma.
et sellepärast siia sillale ei lastagi. Veel 15 aastat tagasi elasid siin vihmametsas konnad, aga nüüd ei ole siin enam eriti ühtegi konna kliimamuutuste tõttu. Vaatasime jah, et kuidagi vähe loomi on siin metsas. Kuna siin telefoniühendus on kadunud ja bussiühendust ka ei ole, siis tuleb 5 kilomeetrit tagasi marssida jalaga. Õnneks on tee meest olla. Tee äärest kohe kuristikku. Aga me pole ainsad, kes jala tulevad sealt pilvevetsast ära. Siin lihtsalt bussid ei liigu ja pole ka telefonilevi ja taksosid ka pole. On küsimus, kuidas saada homme oma järgmisse hotelli. Siis tõesti tuleb mingi transferbuss võtta, kuna ametlik bussiliiklus on siin väga kehvakene. Ostame väiksest pirukapoest pirukaid endale maitsvaid. Saime homseks 47 eurot nägu siis piletid San Migueli. Oh ei, Manuel Antonio. Manuel Antoniosse saime homme piletid 47 euroga, see on 4,5 tunnine sõit Sutliga, ehk siis väikse bussiga, kuna suur buss läheb homme siit välja kell 4:20 ja 5:30 hommikul ja siis rohkem sobivaid busse ei lähe. Et ainult ööbussid 2 tükki. Ja siit ei saa mitte kuskile muud moodi. Jälle tagasi oma hotellis. Reisi kõige tagasihoidlikumas ja plekist maja on meil nagu. Ukseke, ava end. Koju tahame tulla mina ja mu vend. Läkski lahti. Plekist maja iga sammu peale nagiseb ja uus hommik ja alustame sõitu siis Manuel Antonio poole seekord. Tundub, et täna ei tulegi meil siin rohkem sõitjaid, et meie ja üks tüdruk. Kui meil poleks tulnud, siis üks tüdruk üksi pidanud sõitma.
õlipalmiistandused rajati 1970, kui siin oli Panama banaani haigus mingisugune, mis hävitas banaaniistandused ära ja siis pandi palmiõliistandused asemele kasvama. Nii, 202 meie hotellituba seesis või klaasis seintega, tore. Jah, ongi. Mis sa jälle võtnud oled siin? Aga me ei saa siit sisse ja... Taga rohkem uksi ei ole. Sealt näed läheb uks. Noh, siis... See siis või? Väga imelik. Suur gaasipliit. On see ikka meie tuba või on see mingi köök siin lihtsalt? Ja kõik meile. Oh, jumal. Aga see ei ole see, siin oli 2 viiti. Üks oli see ja üks oli teine. Mul see teine mees saab. Mis siis tahad õiendam minna? Ei no, eks siis teine on okupeeritud. No? Vaatame, mis meil siin suidis siis on. Suur külmkapp. Eraldi sügavkülmaga vägev. Nii, kappides. Siin pole midagi. Siin midagi paistab. Kiirkeet ja kohvimasinat 2 tükki. Sõel. Nii, siin on tasse, taldrikuid, klaase, tualettruumi. Oh, issand jumal, nagu loss. Selles on tööle. Sõidame kohaliku bussiga. Buss on rahvast täis, aga pilet maksab 335 000. No, pärast rahareformi, jah. Oleme nüüd Vaikse ookeani äärde jõudnud. Siit avaneb siis selline vaade. Kõik kohalikud tahavad kangesti Amigo tulla ja küsivad midagi, millest me aru ei saa. Ja täna oli nagu sisseelamise päev ja homme lähme siis rahvusparki, piletid on ostetud. Nii, hotellituba asub siin puude taga siis ja siin all lähedal on bassein.
ja siin laua peal on supikirim. Täna söögiks siis ananass kohalik ja Ameerika krabi revetid paneeritud. Mis siit head ja paremat nüüd tuleb siis? Võtsin ananassi pea maha, lõikasin pooleks, mis ma nüüd edasi teen siis. Tegelikult õige ananassi lõikamine on niimoodi, et sa lõikad selle ka pooleks. Just õige seis olid õige liigutuse peal. Täpselt nii. Kindel. Kas seda ümbert saan? Kindel. Muidugi sa peaks ära lõikama selle tagumise poole, aga seda võib pärast ka lõigata. Nuga on nagu ta on siin. Jah. Nii, ja nüüd paned pikalisele ananasi ja hakkad neid seibe lõikama, just. Seibe, sa mõtled? Ei. Kuidas siis? Seibe, siis sööd nagu seibina seda? Täpselt nii. Mul lihtsalt. See on see tüüpiline ananassi lõikamine, selle koha pealt on isegi õpetus olemas. Nii on lihtsam. Seda pole vaja õpetada, ma tahtsin kuubikuid saada nagu hotellis olid. No sa võid neist kuubikud ka alati teha, keegi ei keelu. Aga tundub mõdu hea või? Lõhn oli küll võimas. Tundub hea. Proovin. No. On siis või? Hotellis on ka parem endalt tegad. Ülimahlane. Aga no ilusat värvi ja lõhn on siiamaani juba tunda. Mis siin on nüüd siis? Sai oma siuke toit toodis. See on Ameerika hommikusöök siis nagu ma aru saan, jah? Ilmselt teised on ka nagu tuhkad siis. Ilmselt küll, siis saab erinevad proovida, meil on veel mitu ööd siin. Aga omelett on $2. Oli kirjas või? Jah. See on moos või ketšup? See on moos. Vaade on muidugi ilus. Järgmine kord võtta sinna üks ja teine ja mina võtan teise ja proovin kui parem on siis kus parem. Paremad vaated jäävad sinnapoole. Yes, tulen nüüd ei ole. Manuel Antoni rahvuspargi matkaradadel. Mangroovid on siin võimsad, aga ookean on siin lähedal. Ja see on nüüd vaikne ookean. Meie oleme nüüd siin ja praegu hakkame liikuma siia, et näha Punta katedraali. Punta katedraal. Ja siis tegelikult tahaks kõik ära käia, aga 5 tundi on ainult aega. Vaatame. Nagu oleme Punta katedraali nimelisel saarel. Päris mägine koht. Annab ronida siin matkarajal. Oleme siis jõudnud Vaikse ookeani äärde. Palav on, meeletult palav on.
Eesti palavus on siia jõudnud. Ja no siit kõrgustest alla kukud, oi sina pühade vahe. See on karm kukkumine. Kõik linnuvaatlejad naeravad mu särgi üle. Mis seal särgil viga on? Miks nagu teised inimesed seda ei märka, et no, aga linnuvaatlejad ongi, et vaatavad ja siis vaatavad särke ja märkavad mind. Neil on terav silm. Teised lähevad nagu mööda. Jaa. Särk on nagu udune. Kaameras võib-olla ei jää nii udune välja, aga kiri on udune. Ma ei tea, kas neid loomi tuleb nüüd karta või... No liigu. Siuksed ahvid siin siis möllavad. Üks on mu pea kohal otse või 2 tükki isegi. Cappuccino monkey. Wait, white face. Cappuccino monkey. No, we are walking on Mirador Trail. Oh, seda ronimist. Jälle oleme merest ookeanist nii kõrgele roninud. Krabi, kes liigub külg ees. Elurikkus milline? Siin on tõesti palju. Today is your lucky day. Again, we are back again. Tulime siit nii, tahtsime minna siia ja sattusime siia. Seisa.
kodukits. Ikka tööd siin teha. Jah, mis siin ikka häbeneda. Ennemgi inimesi näinud. Sellega lõppebki meie tänane rahvuspargi külastus ja oleme teel tagasi väljapääsu poole. Proovi. No. Kuda on? 500 rahaga, see on lõpumüük. Kollaseid ka sööks kohe. No kuidas maitse on? Seal pargi sees oleks selle raha eest saanud pool liitrit vett oma pudelisse. Nüüd saad kokospähkli koos lillega veel, sama raha eest. Kõrre ja lillega. Kõrre ja lillega, no mis sa veel paremat tahad? Issad, siin meiraahvid. Ongi meiraahvid siin. Näed, seal puu otsas on meiraahvid. Ja, siin üks istub siin minu pea kohal. Meiraahv. Teevad nii koledat häält, kui ehmatavad. Mis siin alla visata? Te caga la parrilla, ¿verdad? Es el menú de la noche. Ahí es que está. Hästi tuuk on maha. Ma siin käiski pauk, võib-olla see tuukan tegigi selle elektrilühise ja siis kukkus alla. ¿Cuánto va a tardar esa luz en llegar? No sabe. Hasta que llegue listo. Hasta que llegue listo. Ya murió el día. Et midagi on kummalist minu nende ostudega seotud. Ostsin endale hirvega särgi. Siis nägime metsasirve. Nägime kohe metsasirve. Nüüd ma ostsin endale tuukaniga särgi. 5 minuti pärast kukkus tuukal puu otsast alla elektrilühisega. No on ju kummaline. Nüüd küsi, mis särki mina tahaks või mis särgi sa peaks veel ostma? Mis särgi, mis looma sa nüüd näha tahad? Et ma ostan mingi särgi, mis looma sa näha tahad, siis me arvatavasti näeme. Käpardit. Või see gepardit. Gepardi särki ma pole veel näinud, aga kui kuskil on, siis ütlesin, ma ostan ära. Siis me arvatavasti näeme. Nii kui sa selle tuukaniga särgi ostsid, kohe käis pauk ja tuukan oli maas. Huvitav uks. Restoranipidaja kutsus meid nagu siia ahve vaatama ja vaikselt läheb ka trepp restorani. Aga
ei, me lähme otsime Aaret. Näita nüüd seda särki siis, mille pärast see lind alla kukkus. Siin ta on. Nagu said selle ostetud, nii käis kõva pauk. Lind oli all. Jube. Üks lind maailmas jälle vähem. Pidin ma seda ostma. Mis särgi me järgmiseks ostame? Kitse tahtsime näha. Jah, aga kits ei kukkunud alla ega saanud surma. Kits ei kukkunud alla, Kitse lihtsalt nägime. Ja me nägime emast kitse, aga see on isanne. Et ei ole see elu nii hull midagi, aga midagi see ei saa olla kuidagi kokku sattumus, ma ei tea. On õhtu käes ja pannil valmivad tortillad. Külmkapis ootab ananassi poolik. Ja kus me homme tahtsime sõita? Uvitasse. Et on ilus rand ja Aaret leida. Aga sinna on 50 kilomeetrit sõita ja ei ole kindel, mis bussid sinna üldse sõidavad. Nii, kohaliku stiilis hommiku sööb ka minul uus päev. Ja sul on kontinentide vaheline toit. Mis on ka tundub isuäratav iseenesest. Võta, milline maal on meil see tegelikult. Pilt on praegu udune, aga varsti läheb selgemaks. Meil oli just seal toas nii külm lihtsalt, et kaamera kondentsvesi on sees. Ja siit on ka ilu. Täna on rahulik päev siin. Nüüd sõidame Uvitasse. Ka siinpool linna on suured palmiistandused igal pool. Palmidest saab õli, millest saab toitu teha või küpsetada ja siis saab ka autoga sõita palmiõliga. See ongi vist palmiõli tehas. Lähme Aaret otsima, aga siin on üks kohalik surnu, et ikka lihtne. Nüüd on huvitav situatsioon, mida pole varem olnud, et pidime ühte restorani minema, kus pidi Aare olema, aga seal ei tea Aardest mitte keegi mitte midagi. Viimati on leitud ka mingi 3 kuud tagasi seda Aaret. Pean vist geopeitusele kirjutama, et Aare tuleks kinni panna. See ei ole see restoran, mis siin taustal on, et meid saadeti siia, et äkki siin on Aare, aga tegelikult ta peaks olema seal üleval pool. See tundub nüüd tõenäolisem paik. Tüütasime restorani seal lihtsalt. Tutvustan kohalikele geopeitust. Sí, yo voy a tener que hacer un... Pues me han ganado tiro otra vez para que usted me lo escriba. Oficial, digo que...
Pero lo dejan aquí siempre. It is free game, everybody can play. Everybody can play, it's free. Es papel. You must have GPS on But you mobile. leave the paper again. Sí. Rambutani puu, sihukest pole ka näinud või tähele pannud. Okei, kurat, pikk maa ära 5 kilomeetrit, et randa jõuda. Siin on keegi kuradi mingi aia ette ehitanud, nõuab maski ja piletiraha ja rand on kuradi 10 kilomeetrit pikk, aga kuradi vee äärde ikka ei lasta raisk. Rahvuspark perse mingu. Juhita. Siis jääb minemata, jalutan 5 kilomeetrit tagasi bussi peale. Vihm hakkas ka sadama. Perse ühtegi inimest ei käi seal. Jumala tühi kõik. Suured aiad ees raisk. Meil oleks seal pool tundi ainult aega olnud olla tegelikult buss läheb kell 4 tagasi. Nii palju siis randa minekust. Üks päev jälle õhtul. Oleme jälle Cuentases, siin on päikeseloojang. Vaikse ookeani kohal. Et siin laua peal on siis õlu, mis on tehtud Trinidad ja Tobagos. Pole sellist õlut varem saanudki. 5 volti on kangust ja tundub päris ilus. Aga no eksootiline koht, kus ta ikka tehtud on. See Trinidad ja Tobago asub, ega täpselt ei teagi. Teine bassein meie hotellis. Et läheme siis Cahuita rahvusparki Kelly Creek sissepääsu kaudu.